tule ja mõõgaga. See on ju see number 1, see asi, mis sa suudad kohe öelda vastu, miks see sulle ei meeldi. No aga verivorst ja hapukapsas tuli selle sama tule ja mõõgaga. Ikka me see jõulude ajal tahame süüa seda. See on ju puhas, mis on Eesti köök? Saksa köök ju tegelikult. Seapraad, verivorst, hapukapsast, tule ja mõõgaga. Ehk siis küsimus ei ole, et me vaidleme ajaloolise fakti vastu, muidugi. Aga öelge üks riik Euroopas, kus usk saades võimu tööriistaks ei määrinud oma käsi. Absoluutselt kõikides riikides. Väga hea, et sa selle teema avasid, sest et ma arvan, see on nüüd ka üks koht, kus eestlased vaatavad ja mõtlevad, et ei noh, on see kirik, mis ta on, vähemalt väga hea, et ei ole liiga palju võimu. Kas see on õige? Loomulikult, Eesti Luteri kirik oli maailma esimene, kuidas siis öelda, vaba rahvakirik. Mis see vaba rahvakirik 100 aastat tagasi tähendas? See tähendas seda, et esimene kirik maailmas, kes loodi teadlikult niimoodi, et ta ei ole riigi